Aasta alguse automüük teeb vähikäiku. Selles valguses aga võib statistika põhjal tõdeda, et elektriautode müük on hoopis tõusnud. 189 uut elektriautot ja seda on eelmise aasta aprilliga võrreldes 24% rohkem. Ja kui me vaatame ka 4 kuu sellist kokkuvõtet, 4 kuu jooksul registreeriti 789 elektriautot, mis on ka absoluutne rekord ja ületab eelmise aasta sama perioodi 4 kuud 12%-ga. Et selles mõttes me ikkagi liigume väga selgelt rekordilainel ja rekordist räägib ka see, et kui näiteks eelmise aasta esmaregistreeritud elektriautode osakaal kõikidest registreeringutest oli 4,6%, alla 5%, siis selle aasta 4 kuu number on üle 11%, mida on 2 korda enam. See kõik aga nõuab korralikku laadimistaristut ja seda meil tasahilju rajatakse. Terminal Energia ühe haldajana aga pakub ka lisaks soodsat võimalust laadimiseks. Me oleme turule toonud sellise energia täisteenuse ja võimaldame siis liituda kas nupukapaketiga või pro-paketiga ja mina ise olen pro-paketiga liitunud ja mina, täna saame siin vaadata ka, laen koduse tariifiga. Mul on kodus terminali laadija, mul on kodus terminali elekter ja see, mida me siis nende energia täisteenusega turule tõime, just selle lahenduse korral, kui sul on terminali laadija ja terminali elekter, me võimaldame võtta koduse elektritariifi teekonnale kaasa. Ja kui nüüd vaadatagi seda tänast kellaaega, mis on täna, börsihind on 9 senti kilovatt-tund. Me räägime siin täna lõuna. 9 senti kilovatt-tund ja kui me nüüd sinna paneme otsa võrgu tasu selline 3,5 senti, korrutame selle käibemaksuga läbi ja paneme veel sinna selle pisikese terminali marginali, et me seda võimaldame, et sa koduse elektritariifi saad kaasa võtta, siis see tariif on väga soodne. Ma teen peast rehnungi, ta võib olla seal kuskil täna, millega ma siin laadima panen, kuskil 20 senti ja kui me nüüd võrdleme seda, mis on tavatariifid kiirlaadijates, seal 40-50 senti kilovatt-tund, siis see on ikkagi pool muidu, rohkem kui 50% soodustus, kui võrrelda siin 50 sendiga, mis turul on. Ja mis on veel eriti positiivne, mida me täna ka siin saame näha, et rääkida sellest, et võtad koduse elektritariifi teekonnale kaasa, aga mis siis, kui see börsihind on hästi kõrge? Me oleme ka siin selle nutikuse välja mõelnud, et oma tarbijat kaitsta rakendub hinnalagi, mis on siis avalik ametlik kehtestatud tariif ja sellest teeme siis veel 15 senti soodustust. Terminal on väga palju panustamas ka just erinevate taristuobjektide väljaehitamiseks, selle hulgas ka just nende laadimispunktide väljaehitamiseks. Kui suureks praegu terminal on kasvanud? Kus ma siis ikkagi leian need laadimispunktid ja kus ma saan seda mõnusalt kasutada seda samalt eelpool kirjeldatud juba teenust? Jah, meil on siin 2 suurt uudist. Oleme ka seda välja hõiganud, et kõigepealt eelmise aasta lõpus me tegime suure spurdi ja meie kiirlaadimistaristu kasvas enam kui 4 korda. Ja teine suur uudis on see, et eks see turg hakkab vaikselt konsolideeruma ja üks meie konkurent otsustas sellest ärist väljuda. Jutt on siis lukueksperdi kaubamärgi all tuntud laadimisteenuse operaatorist, kes ühel hetkel vahetas nime Vonk laadijad ja selle laadimise äri me alles hiljuti omandasime. Täna selle tulemusena on meil laadimisotsikuid, kus ühe korraga siis autod saavad laadida üle 130. Et seda on maa ja ilm. Enne kõike oleme pannud suurt rõhku just sellistesse kaugematesse punktidesse. Jah, siin ka Tallinnas, aga sõites Valka või Võrru või Pärnusse või Saaremaale Virtsu sadamas või sõita Narva suunas, trassi peal täna hätta ei jää. Ütleks nii, et laadijaid on täna üle küllastunud, on see turg laadijad liiga palju. Seega laadimise kohtade pärast tarbija absoluutselt muretsema ei pea. Elektriautode tänased omanikud on aga vägagi teadlikud elektrisõidukite laadimisvõimalustest. Uued tegijad aga kindlasti saavad kaaluda ka Terminal Energia võimalusi.